Tere tulemast järjekordsesse True Foresti podcasti. Täna on siis saatekülaliseks meil siis esimene selline inimene, kes juhuslikult käib ka mul trennis ja ta tegeleb siis igapäevaselt just naiste tervise edendamisega. Ehk siis tere Agnes! Tere Siim! Räägi mulle esimese asjaga, ma kasutangi seda võimalust, et kuidas meil trennis läheb, et kuna sa mul saalis käid, et millised, kas treeningud on sellised, nagu sa oleksid arvanud ja kas need on sul meeldinud? No tegelikult, vaata mul elukaaslane tuli enne sinu juurde, on ju. Ja siis tema juba mitu nädalat, isegi 6 aega, rääkis mulle, et mine Siimu juurde, mine, on ju. Siis ma võtsin täiega hooga, vaata ma ütlesin ka sulle, et ma kuidagi alguses nagu ei julgenud tulla või mõtlesin, et äkki ma ei tea, ei ole minule, on ju, et mida ma seal jõusaalis rapsin. Aga siis kuidagi ma tundsin, et ma ei saa üksi hakkama. Et mul ei ole mugav nende masinatega tegeleda seal, on ju, ma ei tea täpselt, kuidas mis toimub. Ja ma tahtsingi täpselt alustada hästi baasilt ja ma tundsin, et sina oled selline inimene, keda ma usaldan, kuna ma teadsin ka sind varem, on ju. Ja ma täiega hindan sinu nagu sükest treeningvormi või seda sinu teadmisi, sinu sellist stiili ja ma olen näinud sind ka inimestega koos ja see kuidagi, mulle meeldib, kui inimene on ainult minule pühendunud ja ma näen seda ka meie trennides, et sa oled täiesti pühendunud minule nagu, et ma rääkisin vaata sulle alguses ka, et kuidas ma nagu tahan neid trenne nii-öelda siduda oma tervisega ja et oma tsükliga ja nii edasi, on ju. Et see kõik oli hästi süke usaldusväärne ja mugav. Et ma tunnen, et meie trennid lähevad väga hästi. Ma tänan sind, Agnes, mõtlen sirge sellega kõik need kiitsed vastu, et ja sa oled kindlasti keskmisest võib-olla siis nagu asjateadlikum treenitav ka, et mis on mulle ka alati nagu tore, et tead, inimesed tulevad erinevatel põhjustel, eks ju. Me võime siin rääkida lihasmassi kasvatamisest või kaalukaotusest, eks ju. Inimesed tulevad ka selle eesmärgi, et kas nad tahavad teha trenni nii, et veri ninast väljas enam-vähem, ei ole päriselt, eks ju, aga mõni tahab teha niimoodi, et ta ei saa üldse aru, et ta trenni teeb, eks ju. Mõni tahabki teada, et sina võib-olla hoopis teistel teemadel, mis sind kõnetavad ja teemadega, et oleks see kattuvus, eks ju, mingil osal või et saaksid aru, et kuidas me saame nagu need aidata üksteist. Aga mõned tahavadki saada lihtsalt ainult sellest teada, kuidas just lihasmassi kasvatada või mis igas. Et selles suhtes need on ka alati toredad, et hoiab mind ka nagu erksana, et saab nagu kaasa mõelda ühiste nagu teemadel arutada. Vaata, me rääkisime ka, et võib-olla naised või minu vanuses naised näiteks võib-olla pelgavad tulla meesterahva juurde, on ju, et ei ole kuidagi sellist, et võib-olla naisega on nagu lihtsam või selline mugavam, on ju. Aga ma pigem ütleks, et kõik meie sessioonid on täpselt nii nagu ma nagu sulle mainisin ka, et ma tahaksin, on ju, ja kõik need raskused, mis me oleme valinud ja kõik sellised, see stiil ja kõik, et hästi, mul on nagu hull motivatsioon iga kord tulla sinuga trenni. Ja tegelikult on ka see, et isegi kui sa mulle selle kava andsid, siis ma tunnen, et ma ikkagi nagu tahaksin sinuga selle 1 kord nädalas või 2 nädala teha, on ju, et sa näeksid ka minu arengut, on ju, ja et ma ei tea, see on jah, hull super. Ja ma soovitaks igale naisele. Seda on väga kuulda. Ma vist sullegi on see lugu rääkinud, et mul on üks isegi huvitav lugu, kus üks naisterahvas käis minu juures trennis ja siis tal olid mingisugused teatud siis ebakõlad tema kehas toimumus, eks ju, ja ta ütleski, et ta tunneb, et ta esimese asjana tahaks neid tegelikult pigem arutada teise naisega, kelle võib see nii-öelda äratundmise rõõm siis olla nagu endal omal nahal ka olemas, eks ju. Ja mina ütlesin muidugi, et fine by any means, eks ju, et mine ja käia ja vaata ja kes iganes saab sulle nagu kasulik olla, eks ju, et super. Aga siis läkski mingi aeg mööda, siis ta tuli tagasi ja siis me jätkasime treeninguid oma vahel, et samamoodi, et ta sai mingil määral aru, et mul on ka nagu see kogemus ka nagu väga suur nagu just naistega ja nagu, et olgugi, et ma ei ole omal nahal võib-olla mingid asju läbi kogenud, siis ma saan rääkida kas või minu nagu kaasavara heas mõttes on nagu see, et see kogemus juba teistelt naistelt, eks ju, pluss nagu mu reaalne huvi ja see enesekriitiline mõtlemine, et ma saan aru, et ma päeva lõpuks tegelen teiste inimeste tervisega. Et minu arust see peaks olema hästi igal inimesel, kes ikkagi mingisugust terviseteenust osutab, et just see nagu kriitilise mõtlemise oskus, et esiteks on ilmselt kallis teenus, eks ju, et inimene tuleb kohale, et sa nagu reaalselt mitte midagi hullemaks ei teeks, et sa nagu pühendaksid temale ja aitaksid tema olukorda parandada ja seejuures ongi seal tähtis see arusaam, et
kuidas inimene või organism toimib. Ja see on ka väga huvitav, sest et meie sinuga näeme nagu kas või organism, eks ole, nii kompleksne süsteem, et kui mina näen seda rohkem nagu siis lugude, lihaste ja närvisüsteemi tasandil, siis kindlasti meil on suur lõviosa kattub sellest, aga sina näed seda hoopis bakterite, rakkude ja mingite muudel tasandil, eks ju, millel mina võib-olla igapäevaselt nii palju mõtle, aga mõlemad on nagu väga tugevalt esindatud ja väga tähtsad. Ja ma mõtlen pigem vaata, kuna ma mainisin sulle seda tsüklit ka, et siis pigem ma mõtlen ka tsüklipõhiselt, on ju. Et meie, nii mina kui sina, naised ja mehed on hästi erinevad tegelikult. Ja minu jaoks oligi see, et nagu sa ise ka ütlesid, et sa tahadki pigem naistega arvestada, nende tsüklit arvestada, on ju, sa tahad ka seda maailma rohkem ka ise teada, on ju. Kui keegi jagab, et ses suhtes, et väga, see on niimoodi, et kui ma esimene kord, millal on? Mis päev sul on, on ju? Ja, et kuidas meil seis on ju. Et jah, et aga tõesti, et mida avatum keegi on või mida vastuvõtlikum mingil informatsioonil, sest muidugi, et seal on mingid iseärastused, millega nagu alati arvestada ja kellel, vaata, see oleneb ka, kes tahab, et me võime sellest teinekord ka pikemalt rääkida, aga ongi, vaata, inimesed on nii erinevad. Mõnel lähevad need mööda niimoodi, et nagu lihtsalt peadki natuke teistmoodi mingisuguseid asju käsitlema, eks ju, aga lihtsalt nagu nii mööda minnes. Mõni, eks ju, ja ongi näiteks, et ei saa mulle trennigi tulla, eks ju, et piinleb valude käes või midagi. Mõnel on igas muud 100 häda, et lihtsalt, et nii palju kui on inimesi, nii palju on ka erinevaid situatsioone, millega tegeleda. Aga ma saangi aru, et sa oled pigem nagu ikkagi teadlikum, on ju? Ja, aga vaata, kui on näiteks nii, et mulle käib mingisugune ütleme niimoodi, et mingi 2 sõbrannat koos või niimoodi, et pigem on see, et ma tahangi saada võib-olla aru, et mida see inimene minust tahab saada. Et on inimesi, kes ongi tahtnud nagu saada seda teadlikkust ja seda arvestamist ja seda rohkem nagu seda kaasamist läbi selle teadvustamise siis nii-öelda, eks ju. Aga on inimesi, kellel ei ole see üldse oluline, siis ma ei hakka talle seda peale suruma, et pigem mul ongi, ma võib-olla leiakski, et mis mu nagu tugevus on sellel alal, ongi see, et ma saan aru, mida teine inimene minust tahab. Ja siis proovingi täpselt nii palju talle abiks olla ja naelapea pihta tabades siis seda tema enda soovi. Jah, täpselt. Siis siit ma tahaksingi võib-olla tegelikult küsida, et kuidas sina jõudsid üldse selleni, millega sa täna tegeled ja millega sa täpsemalt tegeled? Millega ma täpselt tegelen? No minu fookus on ikkagi naiste tervisel ja see just nagu seda, et ma proovin siis toetada naisi või tuua seda teadlikkust, mis neil kehas toimub, et kuidas meie keha toimib, just naise keha. Ja eks see on tulnud läbi minu enda kogemuse ja see kõik sellised nagu tervisemured on nagu viinud selleni, et ma olen seda asja hakanud uurima ja ise oma keha nii-öelda tundma õppima, on ju. Ja minu eesmärk ikkagi ongi see, et kui ma naistega töötan, siis me vaatamegi nii-öelda keha tervikuna. Ehk siis see on ka see, mida ma olen õppinud, niisugust nagu holistilist toitumistervise nõustamist või coachingut, on ju, et see hõlmab nagu sellist tervikut, nii füüsilist kui vaimset tervist kui spirituaalsust, on ju, ehk siis see, mida inimene siis usub, on ju, ja mis asi on see, mis meie seda nii-öelda tassi täidab ja kuidas me täidame seda tassi, on ju. Ja kui on mingisugused tervisemured, siis mina üritangi aru saada või analüüsin või õpin tundma seda inimest, oma klienti või seda naist, et kus on need puudujäägid nagu nendes erinevates valdkondades, on ju. Ja kuidas ta toidab ennast nii-öelda oma toitumisega, liikumise, unega, et kuidas see kõik need harjumused, mis tal on, need söömisharjumused või nagu söömisharjumused, unerutiin, et kuidas need kõik asjad mõjutavad tema nii-öelda sellist füüsilist ja vaimset tervist. Ja ma näen seda, et naistel on ikkagi me ei tea üldse oma tervisest või oma kehast, et me vaatame oma sümptomitest mööda, me vaatame oma keha, et kas näiteks menstruatsiooniga või päevadega, et meie jaoks on normaalne justkui, et meil on need valud, et meil on kas siuke ebaregulaarne tsükkel, on ju, aga tegelikult on see kõik selline mittenormaalsus, aga meie ühiskond on loonud selle normaalseks, on ju. Et tegelikult siin tulebki mõista, et iga sümptom on nagu mingisugune kommunikatsioon
mis keha tahab edasi anda, et midagi on tasakaalust väljas. aga kas sa siis tunned tihti, et sa nagu suudadki leida need lahendused nendele inimestele, kes sinu poole pöörduvad või on, et kuna vaata see teema on nii suur selle koha pealt, et näiteks, et kui sa mõtlemegi uni, toitumine, liikumine, taastumine, mingi vaimne tervis, et noh, ebareaalne, nagu väga-väga raske on nagu hoomata kogu seda nagu võrrandit ära nii-öelda. Et kui mina olengi pühendunud, et ma olen oma rahu teinud sellega, et kui mina olen pühendunud just selle, nagu selle aktiivse poole ja nagu treeningu nii-öelda siis inimesel nagu parendamisele, siis ma olengi nagu rahu teinud sellega, et olgugi, et see on muutunud väga ka tugevalt psühholoogiliseks nagu see treeningu ülesehitus, eks ju, et ma tihtilugu olengi inimestel või noh, pakungi näiteks mitteametlikult, aga ma olen nagu psühholoog, eks ju, et siis et noh, see või siis ma räägingi ka toitumisest või taastumisest, siis ma olen väga teadlikult võtnud enda seisukoha, et ma nagu ise olen nõus jagama seda vastutust nagu treeningalaselt, juhul kui need tööriistad, mis mina seal treenitavale annan, et kui ta nagu nende järgi nagu lähtub, eks ju. Et ma olen aru saanud, et ma ei saagi nagu kõik see võrandid paika panna. Kuidas sa rahu sellega teed üldse? No ei saagi, ega mina ka ei võta vastutust, et kui kellelgi on ikka sellised nagu vaimselt ikkagi nagu tugevad tasakaalutused on ju, või kuidagi vajab sellist psühholoogi tuge või nõustamise tuge on ju, et mina ikkagi ei võta nagu seda vastutust enda peale, et ma ikkagi suunan siis edasi on ju. Et pigem ma ikkagi tegelen sellise üldiste harjumuste muutmisega, nii toidu suhtes on ju, et me räägime toidust, me räägime tsüklist, me räägime unest, et seda haldan mina on ju. Ja pigem ikkagi ma tahan nagu naisele nii-öelda mitte õpetada, aga ma tahan anda seda informatsiooni, et kuidas tema saab ise oma tsüklit, tsükli järgi siis toimetada näiteks on ju, ka toiduga või liikumisega on ju, unega, et kui oluline see on ja minu eesmärk on ikkagi see, et kui ta lõpetab minuga koostöö, siis ta oskab ise ennast toetada. Vot seda. See on minu eesmärk. Sellega ma olen täiesti nõus, et ma saan väga palju paralleel tuua täpselt otsa nagu enda selle tööga, eks ju, et minul ka, et mul on inimesi, kes on minu juures käinud 7 aastat trennis, eks 6, 5. Ilmselgelt nad oskavad ise jõusaalist käia nagu ja saavad aru, kuidas seal toimetada, see on mu nagu esimene ülesanne, et kui inimene tuleb minu juurde, minu jaoks on tähtis, et kui ta läheb jõusaali või sellesse keskkonda, et siis ta oskab seal ise nagu toimetada, et ükskõik kui vähe ta aega meil annab, siis sellest tingituna, kui pinnapealsed need teadmised on, mis ma talle edasi annan, aga et ta saaks ohutult seal toimetada, et need, mis ta seal teeb, täidaks enda eesmärke, eks ju, ja et ta lahkuks nagu naerul soiga, et talle nagu tekiks mingisugune meeldivus sellest protsessist, et selles suhtes, et ma tunnen jah samamoodi, et ma nagu proovingi siis lihtsalt olla talle toeks selle teemal, eks ju, et ja siis kaardistada tema vajadusi. Täpselt ja mina samamoodi ikkagi kaardistan ära ja kui inimene tahab näiteks teha mingisuguseid analüüse on ju, et siis mina ju ei tee neid analüüse, vaid ikkagi ma suunan kas perearsti kaudu või kuskile on igasuguseid erinevaid ennetusmeditsiinikliinikuid juba on ju tekkinud, et see võimalused on palju on ju. Ja siinkohal tahtsin veel seda öelda, et mul on nagu sihuke ma mõtlen nagu niimoodi, et me just rääkisime tuttavaga sellistest nagu spetsialistidest, et kas ma määran ennast kuidagi mingisugusesse valdkonda, on ju, et spetsialist. Et siis pigem ma tahaks nagu öelda, et ma ei ole nagu mingisugune spetsialist, et ma olen ikkagi selline, kes kogu aeg õpib. Et ma nagu olen pidevas õppimises. Aga sellepärast, et kõik muutub. Muidugi. Teadus tuleb nii palju juurde, uusi uuringuid on ju, et me oleme kogu aeg pidevas muutumises. Et mina ju pean ka nagu sellega kaasas käima, et võib-olla näiteks, et praegu on üks osa või mingi asi näiteks on ühtemoodi, järgmine nädal on teistmoodi. Et selles mõttes see spetsialist, kui ma ei tea, tiitel, et ma ei kujuta üldse, et millega nagu selle ära kategoriseeritakse, eks ju, et see selleks, aga muidu, et ükskõik mis tiitli sa kas ise endale või kellelegi teisele määrad või mis sildi, eks ju, et siis seda nii või naa ma usun, et või noh, mitte ei usu, vaid peabki olema, et kui sa ikkagi selles tervise edendamise valdkonnas oled, siis sa pead olema vastuvõtlik nagu nii-öelda muutustele, uuele teadmistele, eks ju, et kaasas käima ikkagi kaasaegse nagu teadusega, et ma ise näiteks täheldasin seda väga hästi, kui me õppisimegi füsioteraapiat, eks ju, siis oligi niimoodi, et koolis see õppejõud, kes see läbi viis, eks, et
ülitore mees, väga hästi rääkis nagu mingitest asjadest, eks ju, aga samal ajal näiteks puudutab suhteliselt oluliselt või suhteliselt suurel määral näiteks mingit masinteraapilist ravi, eks ju. Et ma ise nagu pärast käies ka välismaal nagu välipraktikal nagu mitmes erinevas kohas, siis just see, kus nagu see masinteraapia ravi on, ma näen, et need kliendid nagu jäävad käima. Et kui me läheme kuhugi, kus on nagu näiteks on ikkagi selline manuaalteraapiline või läbi tegevusteraapia, eks ju, läbi harjutuste ja liikumise see ravi, et siis nagu seal me näeme nagu palju rohkem ikkagi mingisugust efektiivsust sellel. Et ühesõnaga, et selle kaasaegse kirjandusega ja teadusega on igati vajalik kaasas käia. Täiega. Kuidas sul senimaani läinud on? Kui kaua sa oled selle asjaga üldse tegelenud? No ütleme nii, et ma tulin tegelikult avalikkuse ette või nii-öelda siis tegin omale konto ja aasta tagasi. Shoutouti ka teha, mis su konto on, et sind saaks jälgida. Miss Hormone, aga ehk siis Agnes Tiimus tegelikult selle järgi leiab mind ülesse. Aga aasta tagasi ma siis tegin endale uue konto, mõtlesin, et hakkan lihtsalt jagama. Aga tegelikult eelnevalt sellele olin juba pikemalt ikkagi mitu aastat ise nii-öelda tegelenud, lugenud, ennast harinud ja rohkem nagu oma tuttavatega ja perekonnaga tegelenud, elukaaslasega on ju, et see kõik algas pigem ikkagi aastaid tagasi, kus nagu tekkisidki oma tervisemured ja siis sealt pidin kuskile nagu mingeid lahendusi hakkama leidma. Kas sa tahad mingil määral jagada ka, ei pea, nagu mis tervisemured sul olid või mis sind sütitsid seda teekonda üldse ette võtma? Ja no tegelikult see kõik, issand, see kõik hakkas teismelise east, et see, eks väga paljudel on see akne probleem on ju ikkagi, mul algas mingi 16-17, kus oli siuke hästi tugev akne ja selles eas ilmselgelt sa ei ole ju teadlik mitte millestki. Et sind ei huvita toitumine, sind ei huvita võimsast mitte midagi, on ju. Et kuigi ma olin hästi mõistlik teismeline, siuke tasakaalukas, et ma ei käinud... Viina ei olnud ja suitsu ei teinud. Kusjuures, eks seda oli ka tegelikult ikkagi, et aga ma ei läinud nagu väga hulluks. Okay. Aga igal juhul ma käisin hästi palju arstikabinetide taga ja küsisin erinevaid arvamusi ja lõpuks ma saingi aru, et mitte miski ei aidanud, et tegelikult ma teadsin, et ma ei taha nende tugevate ravimite peale minna, mis soovitatakse aknega on ju, Rakuteen, et väga paljudele sobib see, minule, ma lihtsalt teadsin, et ma ei taha seda läbi teha, sest et see on hästi süke nagu karm ravi. Ja see võib tagasi tulla, sul ei ole nagu sellist 100% kindlust, et ta ei tule tagasi, on ju. Aga siis ma tegin kuidagi rahu sellega, et ma otsisin küll hästi palju erinevaid topsikuid, potsikuid, kreeme, käisin igal erinevatel protseduuridel. Aga siis mingisugune 20. alguses mul läks ikkagi, nii-öelda tervis oli ikkagi halb, et mul olid hästi tihedad põiepõletikud. Seedimine oli ka korrast ära. Et mul ei käinud kõik läbi, kogu aeg olid siuksed puhitused. Aga need protseduurid asjad, mis tegid, sealt ei tulnud midagi välja? Protseduuride all ma mõtlesin seda siukest nagu seda näonaha, mingi keemilisi koorimisi, igasugused sellised asju. Kas sa sellel hetkel olid ka juba hästi teadlik, et kui sa ütledki, et sa mingite ravimite näol ei tahtnud mingisugust kuuri läbi teha, aga mingisugustel asjadel said ikkagi vastuvõtlik, mida sa kasutasid, et kas sa siis juba langetasid mingid väga teadlikke otsuseid või? Ei, ma arvan, et 16-aastaselt või 17-18 ma nii teadlik kindlasti ei olnud, aga miski minus lihtsalt oli sellele ravile vastu kuidagi, sest et ma lugesin selle kohta, mu ema natukene teadlikum, et tema andis ka mulle seda informatsiooni, et seal on sellised kõrvalmõjud. Et see hästi tugevalt, igal inimesel on see erinev, aga ma kuidagi sisemisest teadsin, et ma ei taha seda läbi teha ja siis 20-ndates või midagi 19, et siis mulle ikkagi soovitati pille, et pillide peale minna, et see kuidagi peaks siis ära võtma, on ju. Võttis mõneks ajaks
aga tegelikult ta liigub kogu aeg olemas. Et ja sellel ajal sa tunned ennast väga üksikuna, sellepärast et isegi ma tutvusin oma elukaaslasega, praeguse elukaaslasega 20. alguses, et tema oli hästi selline hullult toetav, et me rääkisime minu kõigest sellest ebakindlusest ja kõigest ja mu parimad sõbrad olid väga toetavad. Aga sa ikkagi, sa vaatad nagu ümberringi ja kõigil on nagu selline veatu nahk, on ju. Ja keegi ega sa ei näe ju, mis sisemised probleemid inimestel on ju. Et keegi, ülipaljudel nüüd ma näen, on seedimisprobleemid, on ju, naistel on hormonaalsed tasakaalutused, on ju. Et see kõik on, sa ei näe ju nagu sisse ja keegi sellest väga ei räägi ka. Ja siis ma tundsingi, et ma olen täiesti üksi. Et nagu miks minul see on. Ja see oli hästi siuke nagu raske, sellega oli hästi raske leppida, hästi siukest nagu kurbi hetki oli hästi palju tegelikult. Ja see andis ka mulle tõuke, et miks ma nagu tahan selle teemaga edasi minna ja teisi naisi ka aidata, aga see ei olnud ainult akne, vaid et mul tekkiski tsüstilised munasaared täpselt samamoodi, mis siis tuli välja lihtsalt 24-aastaselt oli vist, jah. Et see kõik nagu viis järk-järgult kogu aeg nagu, kõik läks nagu halvemaks. Siis see andiski tõuke mulle, et kuna ma tundsin, et ma ei saa mingisuguseid muutusi läbi siis arstikabinettide, on ju, et siis ma pidin ise lihtsalt hakkama uurima ja oma keha tundma õppima. Aga mis see klikk sinu jaoks oli, mis hetkel hakkas paremaks minema või mis meetmed sinu puhul siis aitasid? No tegelikult tagasi tulles, kui ma oma elukaaslasega tutvusin, siis tema oli hästi tervisevaldkonnas sees. Just nagu selles biohackingus. Ja see oligi nüüd juba 8 aastat tagasi, et see oligi hästi uus maailm minu jaoks ka. Ma olin hästi avatud sellele, me hakkasimegi tegema igasuguseid puhastusi. Tegime hästi palju sauna, külmavee teraapiaid, kõike korraga, paastusi, veepaastusi, kuivpaaste, on ju. Et kuidagi nagu tervis siis optimeerida või. Aga sellel hetkel ma saingi, paar aastat edasi, ma lihtsalt sain aru pärast, et tegelikult see kõik viis mind selleni mingil määral. Et seda oli lihtsalt nii too much nagu mu kehale, naise kehale. Et nüüd ma saangi aru, et näiteks kui ma tegin neid külmaveevanne, siis ma tegelikult ei tahtnud seda teha. See oli nagu selline elukaaslase hobi ja ma kuidagi läksin sinna sisse, sest et see oli nii no sa otsid lahendust, ma arvan ka. Jah, ja ma otsisin lahendust muidugi, aga kõik see, sotsiaalmeedias oli ka, et see külmavee värk on ju, ja kõik on nagu nii hyped, et sa tegidki seda. Ja ma ütleks tegelikult, et kõik need asjad, mida ma tegin, olid ikkagi hästi õpetuslikud. Ja tegelikult on nad väga, väga head kehale, aga neid tuleks teha õigetel aegadel, et samamoodi ka selliseid paastusi, et õigetel aegadel, just nagu kui me räägime naise kehast. Mees ja naine on erinev. On, täiesti nõus, et seal see on hästi palju nagu juttu teemast, mis mind nagu kohe huvitab, et mingitest ongi see, et kus ma tahaks teada, et kui palju sa saadki nagu paralleele tuua mingil määral nagu meeste tervisega, võib-olla sinna jõuame hiljem, et jah, et näiteks, et ma usungi siiralt, et kuidas ma nüüd sõnastan, et mingist teest võib-olla oleneb hästi palju sellest inimese enda nagu kogemustest või tema lähedaste kogemustest, mis nagu suunab või mis teele teda viib. Näiteks, mina olen pigem olnud sellest biohackingust sellest nagu eemal, ma olen olnud pigem just nagu hästi palju selle teadusliku kirjanduse taga, täpselt nii, mis on, et kui öeldakse, et see vaktsiin on vajalik, eks ju, siis mina teen selle ära ja siis mina usun, et ma näen, kui palju sinna on nagu investeeritud, eks ju, kui palju seda on uuritud, nii edasi, aga vaata, teisest küljest ongi minul kõrval näiteks minu treenitav, kes oli täpselt nii kaua oli kõik hästi, kuniks oligi see, et temal olid vaktsiinist tugevad kõrvalnähud, eks ju. Ja ma saan aru, kuidas see teda ja tema pere nagu mõjutas, et see oli nagu tõesti väga süke ebameeldiv olukord ka. Et sellegi poolest, et see on hästi süke tundlik maailm,
kus väga raske on öelda nagu võib-olla teinekord, et mingisugusele inimesele ilma haiget tegemata, et mingisugune asi on, ma ei tea, õige või vale, aga see ongi nii sõltuv nagu sinust endast ja tähtis on päeva lõpuks minu arust see, et sa leiad selle lahenduse, eks ju. Et selle, kas need on mingisugused paastud siis toitumise näol, eks ju, et olgu, võib-olla kui mina ütlen, et üleüldises plaasis ma näen, et neid ei ole vaja, siis teises küljest ma saan aru, et need on ju põhjus, miks nad eksisteerivad, ehk siis mingisugustel kindlatel situatsioonidel või sugustel patoloogilistel juhtudel, need on vajalikud, eks, lihtsalt need ei ole nagu suuremale üldsusele võib-olla kõigile nii meeletult vajalikud nagu igasse kuuri sisse toppida. Ja teine lugu ongi lihtsalt see, et mingisugused asjad, mis mingid nišid või mingisugused lahendused, mis on tegelikult väga väiksele osale ühiskonnast, eks ju, et kelle need probleemid on, kelle need on välja mõeldud, aga siis keegi tahab sellest keerata mingisuguse rahalise momendi ja sissetuleku alliku ja siis ta keerab sinna suure mingisuguse reklaami loosungi asjad juurde, eks ju, ja siis võimendab selle info nii üle ja proovib seda massina nagu toota. Ja see on nagu pigem minu see, kus mul on see nii-öelda siis vastandlikud tunded teinekord tekkinud, aga ma saan ise ka vanemaks ja saan ise aru samamoodi, et ma nagu mingitel hetkedel, kui ma olen sõna võtnud mingisugustel asjadel, siis ma tegelikult ei ole ka arvestanud ikkagi enamuste inimeste nagu situatsioonidega. No ma ütleks siinkohal, et ma kindlasti teen neid asju edasi, aga ma teen neid palju teadlikumalt kui varem. Et varem ma ikkagi tegin veidi uisapäisa, ja kõike korraga. Et see täiega võttis mu kehalt energiat ära pigem. Ja naise kehal on vaja energiat, et see hormonaalne liikumine on ikkagi nii erinev kui meeste hormonaalne liikumine. Ja kõik sellised, et tuuagi näiteks näide, et see 5 kella klubi, mis on tärkad hästi varakult üles, et see oli ka ju paar aastat tagasi hästi teemas, et ja tekkis täpselt see tunne nagu, kui ma räägin ise naisena, et siis tekkis tunne, et ma pean ka tegema. Et kui ma siis palju tööd ei tee, et kas ma siis olen kuidagi läbi kukkunud või. Aga tegelikult nüüd palju rohkem räägitakse sellest, et kui tähtis on hoopis uni. Ja me peaksime võtma maksimumi sellest, mis ongi nagu see, et ja samamoodi need teadused tehakse ka sellised just nagu need külmavee paastud või külmavee see cold plunging on ja paastud ja siuksed asjad, et kõik sellised asjad on tehtud ikkagi meeste peal, need teadused. Et nüüd hakkab nagu alles tulema seda uut teadust naiste peal. Jah, et ongi, see on et mul on hästi raske nagu võib-olla öelda, et üldistatuna, et kas see on alati tehtud kõik meeste pealt, võib-olla kindlasti on mingi kusagil, kus on valimis olnud mingid naised ka, aga suures plaanis ma olen nagu nõus, et naised on palju kompleksnemad nagu inimorganismid ja et seal on nagu palju rohkem selliseid tegureid, millega võib-olla siis arvestada, eks ju. No seal peab jälgima lihtsalt naiste puhul ongi see, et sa pead siis jälgima 28 päeva tsükli järgi. Meestel on 24 tundi ainult, see hormonaalne liikumine. Et see on nagu lihtsalt see, kui erinev me oleme, et sellepärast ka, no kui ma mäletan, sa küsisid just mult, et mis siis nagu, mida ma teisiti hakkasin tegema. Et kui ma sain need tulemused, et kus mulle öeldi, et kui ma tahaks nii-öelda lapsi hakata tegema või rasestuda, et siis ta ilmselt ei oleks nii nagu jah, seda ei toimiks põhimõtteliselt, et see keskkond ei olnud hea. Ja see pani mind mõtlema teisiti, see pani vaatama mind täiega, et mida ma siis olen nagu eelnevalt teinud. Ja sellel hetkel ma sain aru, et okei, et ma töötan täiega oma keha vastu, et ma peaksin töötama koos oma kehaga, mitte tegema kõike väga hästi robustselt ja nagu tugevalt, et ikkagi naise keha vajab sükest hellust mingitel perioodidel on ju. Et kui me vaatame mingit tsüklit, et siis et enne menstruatsiooni ka, et sul on vaja sellist nagu aeglustamist ja me oleme hästi tundlikud stressile näiteks on ju, enne menstruatsiooni ka, et see kõik kuidagi pani mind siis lugema ja õppima oma keha kohta. Kehasüsteemide kohta ja kõige kohta. Mis on võib-olla sellised kõige suuremad mured või võidud sinu igapäevatööst praegu? Et mõlemalt poolt mingid näited. Võidud.
no võit on kindlasti see, kui ma näen, et need naised, kellega ma tööd teen, et neil on positiivsed muutused. Et see täiega motiveerib mind ennast tegema edasi oma tööd. Ja ka tegelikult need võidud ka isegi, et kui naised julgevad mulle oma muresi jagada. Sest et mulle tulevad ka neid naisi, kes on öelnud mulle, et nad ei jaga neid asju mitte kellegiga. Et siis see on minu jaoks ka juba võit. Täiesti nõus, et noh, kas see on olenemata võib-olla sellest nagu teemast või valdkonnast, et kui see on mingisugune sinu jaoks olnud, ma ei tea, kas siis tabu või mingisugune enesehinnangut mõjutav või üleüldse, mis iganes põhjusel saad sa nagu kusagil luku taga hoidnud, eks ju, et siis tegelikult tähtis on see, et sa leiad selle nagu väljundi, et kellele see sisend nii-öelda edasi kanda või kellele nagu vähemalt anda ülevaade, et mis nagu tegelikult toimub. Ja naised tunnevad väga tihti ennast nagu üksi nende muredega, murede sees. Et võib-olla meeste jaoks ei tundu nagu selline, noh, me oleme vaata emotsionaalsemad võib-olla ja sellised õrnemad on ju. Et aga jah, kuidagi see nagu puudutab mind hästi palju. Aga suurimad mured? Mured? Jaa, ma arvan, et kuna ma annan oma töös hästi palju energiat ära töötades naistega ja ma tahan alati olla ikkagi nagu kohal ja valmis, siis see nõuab minult ka sellist nagu enesedistsipliini või pauside võtmist hästi palju, sellepärast et kui mina olen ülekoormatud nii-öelda mitte üldse tööga, vaid ka lihtsalt sellise pinge või stressiga, kus mul ei ole lihtsalt energiat enam anda ära, siis see kannatab ka selles töös, on ju. Et siis ma hästi teadlikult pean endale piirid seadma, tegelema oma nii-öelda närvisüsteemi ja keha taastumisega, on ju. Et ma suudaksin olemas olla. Et siis vahepeal tekib nagu selliseid perioode, kus ma tunnen, et mul ei ole enam nagu anda seda energiat. Sellepärast, et ja siis ma tunnengi, et ma tahaks nagu korraks tagasi astuda sellest sotsiaalmeediast ja kõigest nagu sellest. Mitte sellest, et ma ei tahaks naistega tööd teha, seda ma tahaks. Aga kuna sotsiaalmeedia on lihtsalt nii oluline selle töö juures, et ennast nagu pildil hoida, inspireerida naisi ja kõike seda, on ju, siis vahel on tunne, et seda lihtsalt on nagu nii palju mu jaoks sotsiaalmeedia asja. Saan täitsa aru. Jah, nagu, ma ei tea, kas sa pilootepisoodi kuulsid, aga seal ma nagu ka pigem rääkisin seda, et mul oli, ma nagu tagantjärele mõelnud, et mul oligi võib-olla vaja luua enda jaoks mingisugune nagu näitlik mask või midagi, et selle brändi taha siis, et tegelikult ma ju ise toimetan väga palju ja ma võtan kogu vastutuse, see on siilegi selge, et mina on siin taga ja ma viin mingisuguseid asju läbi ja nii edasi, eks ju, et ma ei tahtnud sellest vastutusest nagu sellest nagu noh, nii-öelda nagu siis loobuda, aga ma kuidagi ei tahtnud, et see oleks ka saada täpselt niimoodi, et nüüd nagu, et mina kogu aeg hüppan kusagil, ma ei tea, kaameras ringi, eks, et ma pigem nagu siis kaasangi võimalikult palju teisi inimesi ja jagan seda nii-öelda rambivalgust, et nii on nagu palju lihtsam kuidagi. Ja kusjuures, kui ma alustasingi aasta tagasi, siis ma olen täpselt siukse iseloomuga, kes tahab nagu teada 100 sammu ette, enne kui ma hakkan nagu liikuma. Ja ma sain aru, et see täiega takistab mind ja ma hakkasin mõtlema mingi täiesti sellistele muudele asjadele, milline font mul Instagramis on või mis värvi mu Instagram on ju. Ja siis ma sain üks hetk aru, et okei, nagu see, miks ma mõtlen sihukestele asjadele, et siis ma hakkasin lihtsalt ainult content'i jagama. Ja ma lasin endast mõtetest lahti ja siis kõik hakkas hästi orgaaniliselt nagu liikuma, mis oli hästi lahe. Tuleb usaldada protsessi. Täpselt, jaa. Kuidas võib-olla praeguse igapäeva nii-öelda argipäev välja näeb, et kui palju, ma saan aru, et sa tegeled täiskohaga sellel tööl, ehk siis, et ma ei tea, kui palju sul on kliente või kuidas see argipäev välja näeb või siis näiteks sa võid tuua ka näite, et milline see tavaline sessioon, kuidas sa näiteks klienti vastu võtad või kuidas üles ehitus on? No ma üritan ikkagi niimoodi teha, et ma ei võta mitu sellist sessiooni järjest, et ma ikkagi jätan alati endale pause vahele ja minu jaoks on hommikud hästi olulised. Hommikud just nagu iseenda jaoks, et ma ärkan mingi
mingi 7-8 on ju. Mhm. Ja mul on alati sihuke oma rutiin, et ma ei taha, nagu vaata ma sulle ka ütlesin, et ma ei taha liiga varakult trenniga alustada, sest et mul on oma sihuke rutiin, ma tahan üles ärgata, ma käin koeraga jalutamas on ju, ma tahan kindlasti süüa enne trenni. Et ja ma ei kasuta oma telefoni ka hommikul, ma üritan nagu seda võimalikult vähe kasutada. Okay. Just nagu seda sotsiaalmeediat ja kõike selliseid kõik, mis hakkab häirima. Ja siis see aitab nagu valmistuda mul tööks põhimõtteliselt, et ma suudan palju paremini keskenduda tööle päeva jooksul pärast seda, kui ma olen endale aega võtnud hommikul. Ja, aga muidu see, kuidas naistega sessioon välja näeb, on selline, et kuna ma teen ainult pikaajalist coaching ut põhimõtteliselt, et pigem ma näen, et selliste ühe konsultatsiooniga ei saa tekitada inimesele järjepidevaid harjumusi. Et sa annad selle informatsiooni kätte ja siis on nagu okei, tšau. Et ma ei taha seda, sest mulle tundub, et ma tahaks ikkagi nagu toetada naist tervel sellel teekonnal, on ju. Kui ta on selleks valmis, see on ikkagi tema pühendumus. Ja siis näebki välja selline, et ma alustan tutvumiskõnega, et aru saada, mis on üldse mure, kas ma saan üldse teda aidata, kas mina sobin talle, sest me peame ju üksteisele nagu sobima ka, on ju. Ja siis, kui ta tahab minuga koostööd teha, siis me lähme põhimõtteliselt edasi. Ja siis ma kaardistan ta ära, ta täidab siukse suure küsimustiku ära, mis siis annab mul võimaluse analüüsida, et mis ta elus toimub, milline ta elurütm on ju, milline ta unerutiin on, millised ta söömisharjumused on, kellega ta koos elab, on ju, et aru saada üldse, mis on need sümptomid tal varasemalt olnud, ehk siis ongi siuke terviseajalugu põhimõtteliselt. Ja siis sealt edasi hakkame ehitama üles sellist rutiini. Kas on mingid fundamentaalsed väärtused, mida sa kõigiga käid läbi või sa pigem hakkad kohe keskenduma nendele murekohtadele rohkem? Ma ütlen nii, et see on hästi personaalne. Tegelikult see coaching, mida ma läbi viin, et see on tõsiselt, igal inimesel on natukene erinevad mured, on ju. Alati selles mõttes, et vundament on alati üks ja sama. Baasteadmised on ju, siuke, aga ja sellele baasteadmistele ja sellele vundamendile me hakkame ehitama ikkagi natukene erinevas suunas on igaüks. Et see käib vastavalt ka sellele, et mis mure on, mida teha tuleb ja mis sobib ka tema ellu. Sest iga inimesel on ju erinev elu, on ju, siuke elurütm. Et kõik käib ka tema vajaduste järgi. Okei, sest et seal ongi et see on nagu, millal näiteks, ei pruugi olla, et samamoodi nagu mina ei oska öelda, et millal on võib-olla algus ja lõpp, et nagu oma treenitavatega, et mingisugune periood või mingisugune verstapost on see, et kui ta saab nagu treeningkava ja ma olen mingid asjad koos läbi teinud, mingi verstapost on see, kui ta saavutab või on näiteks lähemal oma mingisugusele esmasele eesmärgile, eks ju, mille me oleme koos püstitanud või siis kaardistanud, eks ju, et kujutan ette, et saad mingisuguseid sarnaseid paralleele tõmmata, aga mis on nagu võib-olla siuke et kuidas nagu protsess selles kontekstis välja näeb, et kas seal on mingisugune algus ja lõpp või millised on need kõige suuremad siuksed verstapostid näiteks teie protsessis? Ja tegelikult meil lõpp on paigas, et tihti see nii-öelda coachingu programm ongi või pikkus on 12 nädalat. Okay. Et see on 3 kuud, et see annab täpselt see on täpselt see paras aeg, kus annab inimesega neid harjumusi muuta. Sest öeldakse, et 30 päeva võtab vaata uue harjumuse nagu sisse kodeerimiseks, on ju. Et siis, et see on nagu see aeg, kus me tegelemegi koos ja üle nädala või iga 2 nädala tagant on meil kõned, kus me siis vaatamegi, me arutleme ka erinevatel teemadel, me vaatame seedimist, me vaatame hormonaalset liikumist, me vaatame tsüklit, me vaatame und ja kõike selliseid asju, on ju, närvisüsteemi natukene, et kuidas see kõik omavahel toimib. Ja iga sessioon me räägimegi, kus ta siis omadega on. Okay. Ja mis on need takistused, mis nagu, või murekohad näiteks, mis tal on tekkinud. Sest mis mulle meeldib, et mingisugused asjad ongi, et sa nagu ise ka, et sa kaardistad selliste mõõdetavate tegurite näol, et ongi mingite arvväärtuste näol, eks, et kus inimene näeb ka mingisugused asjad, mis on nagu paremaks läinud või halvemaks läinud, on
erinevate aspektide erinevates valdkondades võib-olla, eks ju, et alates veresuhkru tasemest kuni su unetundideni, mis iganes, eks ju, et see on nagu väga tervitatav. Võib-olla jah, et kas on olnud siis palju siukseid murelikke kliente ka, kellega nagu on, et 3 kuud läbi ja kas ei olegi tulemust või on hoopis halvemaks läinud? Ei ole, selles mõttes, et eks iga inimene on ikkagi nii erinev ja mina ei saa muuta nende, võt ongi see, et ma ei saa võtta seda vastutust, kas nad siis reaalselt muudavad või mitte, on ju. Ja elu toob ikkagi ka sisse selliseid ootamatusi, et kas sa jääd haigeks või tekib sul mingisugune mingi muu asi, on ju, või mingi elusündmus, mis loob kõik paigast ära ja siis me peame sellega nagu, me peame sellega koos liikuma. Et selles mõttes, mis su küsimus oligi? Hakkasin juba muule asjale mõtlema. Ei, et pigem ongi, et hea, et sa võid võib-olla niimoodi lõpetuseks või et see teema kokku tõmmata ka, et öelda, et kes võiksid sinu poole pöörduda? Et keda kõike saad aidata? Jah, ma tegelikult tegelengi ainult naistega, et meestega ma veel ei tegele. Sorry. Välja arvatud oma mees. Ja oma mehega just. Ta on kõige keerulisem klient. Aga jaa, naised, kellel on kes tahavad muuta oma toiduharjumisi näiteks on ju, või kellel on seedimisega probleeme või naised, kellel on sellised hormonaalsed tasakaalutused on ju, kellel on menstruatsioonitsükliga mingisuguseid ebaregulaarsusi või et neid sümptomeid on hästi palju erinevaid, et pigem jah, sellise soolestiku tervise ja hormonaalse tasakaaluga. Okei. Siin mõned vastused saad nüüd kindlasti tuletada enda igapäevatööst ka, aga ma teen sulle lõpus üks küsimus-vastus kiire välkvooru, et kus siis proovid mitte liiga pikaks minna, proovid võimalikult konkreetselt vastata. Viimane kord, kui naersid südamest? Vanaemaga, jah. Oli üks päev olin vanaemaga ja siis ta on täpselt selline hästi konservatiivne ja siis me rääkisime minu tööst, et see on kõik online'is ja et ma teen oma programmi ja kõike siukest asja. Ja siis ta hakkas rääkima, et tema nägi ka telekas seda Epp Kärsini on ju, et tema müüb ka, et kuidas on võimalik müüa umbes mingit seksteenust online'is ja kuidas sellega saab raha teenida, on ju. Ja siis aga täpselt see, et kuidas ta seda nagu väljendab, on nagu vana inimese või selline, see teadmine, see lihtsalt see hetk oli nagu hästi naljakas või siuke, siiras ja hea probleem. Just, jah. Viimane kord, kui vihastusid? Ma ei vihastu palju, aga ma arvan, et ma vihastun siis, kui ma räägin elukaaslasele mingisuguseid tööalaseid mureasi või lihtsalt tahan ennast nagu välja elada ja siis ta hakkab mulle lahendusi otsima ja siis see nagu viib mind alati. See on nii ABC nagu, mille vastu ma arvan, et ma eksin ise ka elu lõppu on nagu, sest kui see on nagu mul meeles ja ma saan selle näpu peal selle olukorrale, et see on see probleem, kus praegu on nii, siis on hästi, aga esimene instinkt on loomult kohe lahendusi otsida. Ja ma saan aru sellest, mehed ongi vaata siuksed hästi loogilise mõtlemisega, tema eriti, vaata ta tahab kohe nagu, okei, sul on mure, nii, lahendus, see lahendus, vali. Ma olen lihtsalt, et ma tahan nagu välja elada, vaata. Aga need on paremaks näinud, et ma ise siis kommunikeerin ka palju paremini, et okei, et nüüd on see hetk, kus ma lihtsalt tahaks korra lihtsalt välja elada, et kuula mind ära. Sa annad talle kohe selle heads up'i, et nüüd on. Igaks juhuks. Ma väldin tülisi. See on väga tervislik lähenemine sellele. Mis teeb sind õnnelikuks? Ma arvan, et praegu ongi nagu selles hetkes ma tunnen, et kui mul koer, elukaaslane ja pere saaks kokku. Et me oleme praegu lihtsalt ka üksteisest nii kaua eemal olnud, et arusaadav. Sinu moto või edasiviiv jõud, mida soovitaksid või igapäevaelus
soovituse saad hiljem jagada sinu enda igapäevaelus? Ma ei tea, kas see on moto, aga mulle meeldib niimoodi mõelda, et see, kus me oleme 5 või 10 aasta pärast, mõjutab seda, mida me täna teeme. Aga just ka, mina mõtlen seda just nagu tervisevaldkonnas ka, et see, need valikuid, mis me teeme täna, mõjutavad su nagu sellist pikaajalist tervist, et millised me oleme 5 aasta pärast või kus meie tervis on, et ma mõtlen, et kui hästi sa ennast tahad tunda. Ja ma küsin ka tegelikult oma naistelt, et seda küsimust, kui hästi sa tahad ennast tunda. Jah, et see on, sest et mina ise nagu näen enda treenitajate puhul võib-olla kohe seda, et vaata, kui näiteks keegi tuleb sooviga kaalu langetada, siis reeglina nad on hästi vastuvõtlikud infole, nad on hästi motiveeritud, nad on koduste tööd suhtes, mis neile jätta on hästi kohusetundlikud reeglina, need, kes saavad aru, et nagu see on jagatud vastu, mina näen need 1 tund nädalas, nad peavad ülejäänud aeg ise tubli olema või 2 tundi, aga see selleks, aga siis mingist hetkest nagu me kaotame kaalu, kui on kaalu langetaja soov, eks ju, kaotame kaalu ja mingist hetkest enam väga ei kaota, mis isest on normaalne, et me ei kukugi lineaarselt kogu aeg allapoole, aga lihtsalt see protsess jääb nagu väga nagu püsima ja see on see nagu tegelikult rahuloleku positsioon, et isegi kui sa oled leppinud iseendaga, et sa oled mingisuguse maa tulnud, eks, et ma olen juba tubli olnud, mul on küll, praegu on loogiliselt läinud ja mul on eesmärgini veel kuhugi minna, eks ju, aga see tegelikult ongi siuke, et selge, et siis tegelikult sa oled rahul siin selles positsioonis, et sa võid öelda, et su unistus on olla samas vormis, nagu sa olid 9. klassi lõpus, eks ju, aga nagu mitte, et see isegi nagu peaks olema mingisugune reaalne asi või mingi praktiline eesmärk, aga lihtsalt, et kui sa selle nimel nagu ei tööta ka, eks ju, või nagu, et mingi hetk, kui mitte midagi ei muutu, siis ju siis saad rahul tegelikult. Et see töö mõttes ka, et nii lihtne vinguda, vaata, et mul on pask töö või halvad mingisugused asjad ümberringi mu elus, eks ju, aga kui midagi ise nagu ära ei tee, see nimel siis nagu nii ongi. Seda saabki vaadata nagu igas valdkonnas ju. Absoluutselt. Et see, kellega me koos veedame täna, on ju, või et mida me õpime või ei õpi, on ju, et see ju viib meid kuskile. Üks elu õppetund, mida tahaksid teistega jagada? Ma ei tea, kas see on õppetund, aga ma olen aru saanud aastatega, et vahel on parem olla vait kui nõu anda või nagu see oleneb muidugi nagu kellega koos olla ja mis seltskonnas ja kas sa oled võõrastega, tegelikult võõrastega on ka, käib võõraste kohta ka, aga lihtsalt vahest on, et sa ei pea alati oma arvamust ja nõu andma kõigile, sest et igaüks ei võta seda vastu või ei taha vastu võtta või ei väärtusta seda. Et siis ma olen nagu leidnud või tunnetan need kohad ära, kus lihtsalt olla pigem vait kui anda nagu nõu. Vaikimine kuld, rääkimine hõbe. On ju, just. Üks harjumus, mida igapäevaellu kaasata? Mõtlesin, et kas anda midagi toiduga, aga tegelikult pigem on see, et me võtaksime rohkem hingetõmbepause või pause päeva keskel, et mitte, ma ei mõtle just seda, et sa võtad nüüd 1 päeva vabaks, vaid pigem just igapäevaelus või igapäevarütmis võtta ka töö ajal pause, lähedki 10 minutit jalutama või hingad või lihtsalt oled korraks, on ju. Et ma arvan, et see on hästi oluline. Et seda stressi ja seda pinget on nii palju kogu aeg, et ekraanide taga ja see, mõtle, kui sa rääkisid enne seda enda nagu sellest hommikust just, et kus sa oled suutnud tekitada endale siukse keskkonna, kus sa tegelikult võtad endale pikad hommikud välja vähese telefoni ajaga, eks ju. Et minu jaoks nagu see oli päris, lõi nagu mingisuguse pirni jälle põlema, et nii lihtne asi, et näiteks, et ma tegelikult teen seda eos,
kui ma lähen tavaliselt näiteks puhkusele, eks ju, siis ma panen telefoni tihtilugu ära näiteks niimoodi, võtan käekellaga ära, et ma ei näe isegi nagu seda kella, et lihtsalt, et saaks nagu ollagi hetkes rohkem, aga vot see väärtus, et sa oled suutnud see nagu iga päeva ellu tuua. Ma proovin. Jah, aga no see ongi, et sa ei saa nii kaua tuksi minna, kuni sa alati rajal tuled tagasi ja proovid, eks ju. No vähemalt see on see, et kindlasti ma ei ava Instagrami hommikul. Okay. Et kui ma vastan küll näiteks mingitele kirjadele, et kui mul on tulnud mingid sõnumeid, on ju, aga just nagu seda sellist sotsiaalmeediat või seda content'i tarbimist, seda ma kindlasti väldin hommikul. Ma pean tunnistama küll, et ma ikkagi panen äratuskella kinni. Enamus hommikul ma ikkagi vaatan kohe mingi teater, et no kas või juba sellest, et ma endal olen tähendanud see nii, et äkki esimene treenit on kirjutanud, et ta on üle haigeks jäänud. No jah. Kuigi no tegelikult aastas 2 korda võib-olla või ma ühe korra tegin seda. No jah. Aga jah, täpselt, et siis nii ongi, et ma tegelikult mul on õnneks nagu nii kiired päevad, et ma ei jõua nii palju olla lihtsalt nagu füüsilisel kujul telefonis, et hästi pikad päevad, intensiivsed päevad ka ja see inimestega suhtlust on hästi meeletult palju, aga nagu kui ikka paus või võimalus on, siis ma tihti nagu iga päev argilus on. Puhkustel ma oskan see rohkem nagu see aega välja võtta, et nagu olla eemal. No jaa, eks ma ka ei ole ideaalne, et selles mõttes, et ma proovin vähemalt, et kindlasti tekib selliseid päevi, kus ma vaatan, on ju, et aga ma ikkagi üldpildis lihtsalt, ma tean, et see on mulle palju parem, et ma olen vähem ärevam ja ma kuidagi tunnen, et see on minule hea. Ma annan sulle võimaluse veel ühe küsimuse endalt vastu küsida. Jaa. Mis sa küsiksid või mis sa ütleksid 10-aastasele Siimule? Mida teisiti teha? Vaata, ma annan selle võimaluse, annan nagu igale inimesele ja siis mult küsiti nagu tuleviku perspektiivi oma ära, et selles suhtes on hea, et ma ei ole siiamaani kellelegi pidanud ütlema, et näed, et see küsimus on juba küsitud, et 10-aastasele Siimule 10. See ei pea isegi tööalane. Ja ma nagu mõtlen, kui see nagu nüüd tuleb uus podcast. Et ei, 10-aastane mina nagu ma olin juba, ma olen eluaeg on nagu kohustundlik, et see on nagu hea harjumus, mida ma nagu võib-olla kaas kannan ja võib-olla ma siiralt arvan, et ma olen nagu üleüldiselt nagu viisakas inimene. Küll aga keskkond oli selline, kust võib-olla nagu väga palju rohkem ei saanudki võtta, et ma täiesti teine teema, aga ei käinud tol hetkel mingis väga heas koolis ja mu ümberringi olid nagu päris nagu kaunis veidrad inimesed, eks ju, ja seal toimus nagu nii palju mõtet, et nagu jama, et 10 aastas, et selles suhtes kõike seda arvestades, ma olen nagu isegi rahul, et mis nagu on nagu välja kukkunud, et ja nüüd on kindlasti muutnud selliseks inimeseks, et 10-aastasele minale kui siis midagi, mis mu hinge natuke närib, on see, et ma jäänud nagu spordiga selles suhtes nagu ise tegelema rohkem nagu tippspordiga pikemalt, et nagu, et see 10 aastal mitte, et seal mul oleks veel küsimus olnud, et tegelikult see murdumised tuli äkki mingi, ma ei mäleta, kas 12 või 14, kui ma läksin jalgpalli, pigem isegi võib-olla mingi 14, eks ju, et ma läksin väga hilja. Et ma oleks, selle ajani ma käisin kergejõustikus, aga ma arvan, et see mingi 12 oli see murdekoht, kus mul hakkas nagu esimest korda tekkima niimoodi, et tüdrukutele meeldivad jalgpallurid, on ju, et mida ma seal kergejõustikust passin, on ju, et ja parim sõber oli ka tol hetkel jalgpallis, et lihtsalt, et võib-olla see 10-aastasele mina olen nagu kuidagi juba joos selgeks teha, et probleemi ennetavalt, et ma oleks nagu see tippsporti nagu rohkem nagu läbi surunud, sest ma usun, et mul oli nagu head eeldused. Et pigem see seekord. Vot, kas sa tahad endale ka mingi shoutout'i teha? No, ma olengi põhiliselt Instagramis, et Agnes Tiimus leiab mind selle alt ja ilmselt tuleb varsti ka koduleht ja kõik siuke toimetan oma asja kallal. Kõik liigub õiges suunas? Loodetavasti, just. Aga suur aitäh sulle saatesse tulemast ja ma soovin sulle palju edu sinu järgmistel ettevõtmistel. Aitäh sulle ka. Tubli. Thanks.